Mis on hingehoid? Kõige lühemalt võiksime öelda elavale inimesele toeks olemine. Kui mõelda sõnale hing, mis eesti keeles on ju tegelikult elava inimese sünonüüm, siis tõepoolest hingehoid, elava inimese eest hoolitsemine. Ja hingehoius ei räägi me ainult inimese maailmavaatelistest ja usulistest küsimustest lähtuvalt, vaid kui me toetame elavat inimest, siis hingehoidu puutub kõik, mis seda inimest kõnetab, mis selle inimese jaoks tähtis on. Ehk siis hingehoius kohtume kõigega, mis käib ühe inimesega kaasas. Erinevad teemad, seinast seina. Aga hingehoiu juures on oluline see, et meil on suhe. Suhe hingehoidja ja abivajaja vahel. Need kaks inimest kohtuvad ja suhestavad omal moel. Üks ja teine pöördub teise poole. Aga hingehoid ei jää ainult sellele tasapinnalisele mõõtmele pidama, sellele inimeste maailma, materiaalse maailma mõõtmetesse, vaid näeb oma mõtet sellest ka välja. Ehk siia lisandub alati selline eksistentsiaalne dimensioon või mõõde. Me võime nimetada seda ka jumalaks. Ehk siis hingehoidja suhestub selle eksistentsiaalse poolega maailmast või jumalaga. Ja tegelikult sellisel moel seob ta ka abivajaja sellesse samasse seotusse. Nõnda annab see meile juurde veel midagi. Kui me inimestena alati ei suuda võib-olla kõike ära lahendada, kõigega lõpuni minna. Aeg saab otsa, elu saab otsa, olukorrad on väga keerulised. Siis jääb meile siiski lootus. Mingil moel need asjad siiski saavad lahendada, kui me arvestame selle mõõtmega siia juurde. See tähendab, et me kasutame midagi, mis ei ole ainult kätketud meie mõistuse, meie arusaamade piiridesse, vaid lubab meil seda maailma terviklikult vaadata palju avaramalt. Ja nii tulevad ka lahendused. Aeg-ajalt sealt isegi, kust ei tea. Aga see tähendab samas väga oluliselt vastutustundlikult ja hoolikat oma ülesande täitmist hingehoidja poolt. Kõigi oma tarkuse, kõigi oma teadmiste, kõigi oma oskustega. Abivajaja kasuks.